Kui kerge või kui raske oli saada see teine võimalus, et nüüd oled sa olnud nüüd mõnda aega eemal ja sõitnud teiste autodega ja nüüd sa lähed tagasi nii-öelda sellesse WRC-sse, et mis tundega sa nagu selle vastu võtsid kõik omale? Vastu ma ütlesin selle väga positiivselt, et mis viga sellist asja nagu vastu võtta, aga ma arvan, see võimalus nagu välja töötada, et see on juba natuke keerulisem, aga õnneks võttis nii-öelda Marko selle omale südameasjaks ja tegi selle töö ära ja koos Malcolmiga nad leidsid need võimalused meile, et kindlasti on see meie jaoks teine võimalus ja aga oma jaoks ma võtan seda kui viimast võimalust, et tuleb anda ennast maksimum. Kolleeg ütles, et see oli ka niisugune noatera peal nii-öelda võit ka sulle, et nagu saada seda see aastaga sõita või järgmine aasta siis õigemini. Et kui palju oli ka puudu sellest, et seda ei oleks ka võinud juhtuda? Alati võib kõik asja juhtuda, et eks meil ütleme need erinevaid lahtisi otsi ja võimalusi oli tegelikult peale selle variandi palju teisigi, aga niikaua kui ükski diil ei ole tehtud, ei olegi midagi, et selles suhtes võib palju võimalusi olla, aga aasta lõpus oled ikka palju persega, et täna õnneks suutsime käed lüüa ja on meil konkreetne asi olemas järgmise aastaks ja kindlasti palju parem võimalus, kui ma isegi nagu ootasin, et saame sõita ikkagi täishooa ja põhimõtteliselt kõik rallid, et see on väga hea variant meie jaoks. See on siis kõik nii-öelda WRC rallid? Kõik MM-rallid jah, et peale Monte Carlo. Et Monte Carlo on esimene, selle me jätame vahele, aga alates Rootsis sõidame kõik ülejäänud 12 etappi. Siis sinna kuulub ka siis see nii-öelda Auto24 Rally Estonia ka? Seda ma ei saa täna kinnitada, aga see kindlasti, ütleme nii, et peale seda projekti on see kõik prioriteet number 1, et saaks sõita ka Rally Estoniat. Et Eestis ma ei ole ammu sõitnud ja nüüd tuleval aastal on see Euroopa meistrivõistluste etapp, et seal kindlasti tahaks nagu kodumaa lippu kõrgele hoida. Kui sa nüüd see järgmise hooaja peale mõtled, et kas sa võtad nii-öelda omale eesmärgiks olla kogu aeg top 3-s, top 5-s või lausa ka nii-öelda mõningatel rallidelt nii-öelda esikoht võtta? No WRC2 sarjas kindlasti tahame võidelda parima kohast aasta läbi ja aasta lõpus tuleb olla tiitlikonkurentsis. Et kui me tahame olla nii-öelda tahetud kaup aastaks 2015, siis me peame ka ennast heast küljest tõestama ja ainuke võimalus seda tõestada ongi kiirus ja tulemused. Aga WRC sarjas ma arvan, see peaks olema step by step, et meil on 3 ralli võimalus, esimene ralli kindlasti ei ole isegi mõtet mõelda, et me suudame midagi erilist korda saata, see ongi lihtsalt selleks, et me saaksime tagasi oma sõidutunnetuse ja enesekindluse, et siis äkki juba teisel rallil äkki mõned head katseajad ja 3. rallil juba võiks teha korraliku kogu ralli.